Harjutame veel kirjalikku jagamist. Mõtle hoolega kaasas, et tuleb sulle kasuks. Jagades arvu 3213 7-ga, alustan esimesest numbrist. 3 sisse 7 ei mahu. Võtan appi teise numbri. 32 sisse mahub 7 4 korda. 5 korda ei sobi, sest 5 korda 7 oleks 35, see oleks liiga palju. Järelikult sobib 4 korda 7, see on 28. Kirjutasin siia 28 ja lahutan. 32 miinus 28 on 4. Toon alla järgmise numbri. See on 1. Kokku tuleb arv 41. 41 sisse mahub 7 5 korda. 6 korda 7 oleks 42, aga see napilt ei mahu. Järelikult mahub 5 korda. 5 korda 7 on 35. Kirjutan siia alla 35. Ja lahutan arvust 41, 35. Saan jäägiks 6. Toon alla järgmise numbri, see on number 3. Ja kirjutan jäägi kõrvale. 63 sisse mahub 7 täpselt 9 korda. Võin siia kirjutada arvu 9. 9 korda 7 on 63. Lahutan, jääki ei tekkinud, lõpetan jagamise. Järgnevalt vaatame ühte veidi keerulisemat jagamist. 60 924 jagatud 6-ga. Pane nüüd hästi tähele. 6 sisse 6 mahub 1 kord. Kirjutan siia 1 ja nüüd tulen tagasi. 1 korda 6 on 6. Jääki ei tekkinud. Järgmine arv, mis mul siin on 0. 0 pole vaja siia tuua. Ma võin selle kohe kirjutada vastusesse, sest 0 korda 6 oleks nagunii 0. Toon järgmise arvu alla. See on 9. 9 sisse mahub 6 1 kord. 1 korda 6 on 6. Kirjutan 9 alla 6 ja lahutan. Tekib jääk 3. Pean alla tooma järgmise numbri, see on 2. Saan kokku 32. 32 sisse mahub 6 5 korda, sest 5 korda 6 on 30, eks? Nii. Ja seekord lahutan 32-st 30. Jääk on 2. Toon alla viimase numbri siia 2 kõrvale, see on 4. 24 jagatud 6-ga on täpselt 4. Järelikult 4 korda 6. Saan ka siia kirjutada 24. Lahutades jääki ei teki, uut arvu alla tuua ei ole, järelikult jagamine on lõppenud. Ja pane tähele, see 0 siin tekitas arvu sisse 0. Üks asi veel, et kui me vaatame eelmist jagamist, siis siin on 1, 2 ja 3 lahutamist. Järelikult peab vastuses olema vähemalt 3 numbrit. Siin aga on meil toimunud 1, 2, 3 ja 4 lahutamist, aga vastuses on numbreid 5, sest 0 tekitas ühe numbri juurde. Kustutasin siit tahvli ja kirjutasin siia uue jagamistehte.
7294 jagatud 7-ga. Ka siin jagamises on üks veidi keerukam koht. Kui sa selle selgeks saad, siis sulle kirjalik jagamine enam keeruline pole. Hakkame jagama. Jälgi. 7 jagatud 7-ga on 1, sest 1 korda 7 on 7. Kirjutan 7 siia alla, lahutan ja jääki ei teki. Toon alla järgmise numbri, see on 2. Nüüd ongi see keeruline koht. 2 sisse 7 ei mahugi. On nii? Järelikult pean siia kirjutama 0. Ja nüüd toon alla järgmise numbri, see on 9. Nüüd tekkis mulle siia arv 29. 29 sisse mahub 7 4 korda, sest 4 korda 7 on 28. Kirjutan siia 28 ja lahutan. Jääk on 1. Toon alla järgmise numbri, see on 4 ja kirjutan ta siia. Sain kokku arvu 14. 14 sisse mahub 7 kenasti 2 korda. 2 korda 7 on 14. Lahutan. Jääki ei tekkinud, uut arvu pole alla tuua, lõpetan jagamise. Nii et sain 7294 jagatud 7-ga on 1042. Oluline koht on nüüd siis siin 2 juures. Teen siia natuke kujundi ümber. Kui ma selle 2 sisse pakkusin 7, sain ju 0. Kui ma oleksin selle jätnud kirjutamata, oleks saanud vastuseks 142. Aga see oleks olnud väga vale vastus. Kui sina oleksid ärimees või ärinaine ja kirjutaksid välja arve 142 €, siis sa saaks päris ilusasti kahjumit. Nii et see koht tuleb selgeks teha. Sama lugu oli siin, kus oli 0, mis tuli kanda ka vastusesse. Sest kui sa seda vastusesse ei kirjutaks, sa saaksid palju väiksema vastuse. Siin on 10 154, aga 0 ära jättes saaksid ju 1154. Jällegi teeksid oma firmale suure kahjumi. Nii et ole hästi tähelepanelik.